No nii, hei hopsti, Kentucky lõvid ja pauk käis ära. Better late than never for all that was lost once again be found. Ma teeks nagu seda niisugust traditsioonilist YouTuberi videot, kus mingi nagu te näete, vaikselt juba hakkab midagi paistma, nii et te saate aru. Ma arvan, et suurem enamus, kes te vaatate seda või kes üldsegi nagu kuidagimoodi teavad mind, ei panekski midagi tähele, kui ma võtaks siit selle käise praegust ära ja käiks ringi 2 tätoveeritud käega, sest et kõik teavad mind kui tätoveeritud venda. Ja ma olen läbi aja kogu aeg YouTube'is olnud ainult nende samade tätoveeringutega. Väga palju ma pole selle viimase 5 aasta jooksul juurde teinud neid. Ma olen teinud küll selle content on ju, mis me koos siin otsustasime ühes videos, et teeme selle ära. Siis Liinaga koos on meil ühine hi tattoo, mis siis markeerib seda meie obnoxious aega, kus me karjusime hi ja nüüd algab siis minu jaoks uus ajastu. Iga tätoveering tegelikult markeeribki minu jaoks mingit uut ajastut. Ka see terve käsi markeerib minu jaoks uut ajastut ja sellepärast ma tahtsingi hoida seda varjus, et te näeksite seda kõike korraga. Aga nüüd hakkamegi seda lahti rulluma. Ma olen tervet seda protsessi ka teie jaoks jäädvustanud. Tegelikult iga mu tätoveeringus on mingisugune kas kahjuks surma või nagu nii-öelda ümbersünni sümbol, sest et läbi elu mul on tunne olnud, et ma vajan neid nii-öelda nagu taassündimisi ja selle parema käe juures on ka üks suur taassünni sümbol. Meie põhi taassünni sümbol, millest kõik tätoveeringud alguse said. Tegelikult tead, ma vist ei räägi keelt teisest kätest. Ma olen nii all over the place. Ma olen sellepärast nii all over the place, et ma olen nii kaua varjanud seda ja tegelikult on see mul juba tükk aega valmis olnud. Aga ma olen lihtsalt nagu endale seadnud mingisuguse müüri ette, et see video peab olema midagi erilist. Lihtsalt sellepärast, et ma seda nüüd 1,5 aastat teest varjasin, ei tähenda, et ma peaksin nüüd nagu sellest tegema midagi väga nagu mingit grandioosset. Sest ma tean, et tegelikult te võib-olla ei reageerigi sellele niimoodi. Ma ei tea, kas te kuulete, äikest lööb. See tähendab, et on hea märk. Täna on see päev, mil see video ära teha. Ma käisin oma rinnatatoveeringut siin 2 aastat tagasi. See oli nii tükk aega tagasi, kui me käisime seda mul üle tegemas. Ja siis ma rääkisin Edmarile, kes on minuga vasaku käe täielikult teinud. Tahan teha omale sliivi, mida ma olen mõelnud teha juba tegelikult sellest alates, kui ma lõpetasin selle vasaku käe tegemise. Minu põhimõte oli see, et ma tahtsin jäädvustada seda punkti, mis ma nüüd siin selle videoga kuidagi moodi, või tegelikult mida ma juba olen tükk aega elanud. Ehk siis ma tahtsin lõpetada selle elu, mis oli kogu aeg välja teistele. Võib-olla te olete täheldanud, et ma ei ole enam nii suuresti kõiki asju teile rääkinud, jaganud, kuigi see, mis ma teen YouTube'is on ikkagi läbilõige minu päris elust, jätan ma endale väga palju asju. Ma tahtsingi selle tätoveeringuga lõpetada selle ära, et ma olen kõigile nagu avatud raamat. Sisse me tahtsime teha see luu, mis näitakski nagu läbi minust. See oli minu esmane teadmine, mis ma tahan teha. Ja teisena loomulikult Harry Potterist otseselt kohe maha vihitud ümber sünnisümbol ehk siis Phoenix, Dumbledori ustav linnukene, kes siis mitmel korral on välja aidanud ja tuhast taaskord sündinud. Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix. Ei, see ole Conchita Wurstiga kuidagi. See on meil stuudiopublik siin annab mõtteid. Aga jah, tõesti Fox oli see, kellel ma mõtlesin, kui tegin seda. Ma viskan teile siia pildid ka ette, mis olid minu inspot siis Foxi jaoks, kui ma hakkasin seda tegema. Loomulikult Edmaril oli mingisugune enda mõte. Miks ma tegelikult Edmari juurde läksin, on see, et ma usaldan teda täielikult. Ta on teinud nii pikalt, mulle ta on nii kaua asju teinud ja tema teab, kuidas asjad näevad head välja. Tere hommikust! Tere hommikust! Kui excited sa oled? Räägime kõigepealt, mis päev on. 26. november. Mina alustame suut projekti. Me hakkame minu paremat kätt täna tegema. Ma olen excitementilt väga nükene, tegelikult madal veel, sest ma pole kavandit näinud. See peaks olema nüüd nagu üks järjekordselt suuremaid projekte, mingi 6-7 sessiooni, kui mitte 10 võib-olla kokku. Ma tahaks tegelikult niimoodi, et ma ei näita seda sliivi mitte kellegi ennem, kui me oleme USA-s. Palju raha sa oled kõrvale pannud selle asja jaoks? Projekti jaoks, ütleme siis. See projekt on, no ütleme jah, nükene. Eks ma pean kogu aeg juurde teenima. Kuna sul on nüüd see, et vaata see sisemine külg, vaata, mis sa nagu tahtsid, on ju. Me peame vaatama seda, kuidas see nagu paika istub. Kaelani välja või? Ei, see on mul lihtsalt, ma kuidagi tahan selle siit ära lõigata. Ma arvan, et ma pean sulle nagu freehandima selle siia lihtsalt peale. Jah, let's go, freehand. Ma täpselt nagu siin külaval oli. Jah, täpselt. Tegelikult esimene sessioon siis minu mõtete ja tema mõtete abil freehandisime. Mina ei freehandisin midagi. Tema tegi enamust tööd ära. 4-5 tundi läks meil aega, et üldsegi see nii-öelda väline freehand perfektseks saada. Mis sellest arvad? Vaatsid? Ma ei alguses arvanud, et nagu nii suurelt läheb see pind käiku ja ma mõtlesin, et võib-olla tuleb mingisuguse teisi loomi veel panna, aga ta tuli niimoodi välja, hakkas sealt niimoodi välja kooruma. Kuidagi moodi, et need ikkagi jätaks ikkagi nahatooni nagu.
good things take time, nagu Liin ütles. Viimased karvaimaldused. Viimased karvaimaldused. Karvane mees. Ma pean nüüd musklit tegema, et see nagu kuradi rohkem pinda oleks, kus oleks peal. Kas on lõpuks valmis? No valmis ilmselgelt nagu hea lagulega. Ja edasi tegelikult, kas mingi neid varje, neid muste või siis siia andma. Ma ei mäletagi enam tegelikult, mis järjekord mingid asjad tulid. See jääb ikka metsikult uus. Kaua sa täna pillad siis? Terve käed on valmis täna. See on täpselt nagu Traibal praegu, vaata. Sest et siit on kõik, vaata, ei ole complete hetkel, siis on nagu siuke random muster, vaata, keset kätt. Sa ütlesid enne väga tuuga andmine või? Nagu tegelikult on väga hullult kütetud, aga nagu kõige hullem on see, et me ei saa vasaku käega mitte midagi teha. Nagu saan küll hoida telefoni ja vaadata videoid. Juu, verd lahma. Aga lihtsalt mäletan, et me tegime nagu tüki haaval ja iga kuu ma niimoodi käisin. Järjekordselt natukene edasi läinud. Värvi hakkab tulema. Ma näen esimest korda värviga seda. Oh my god. Sellised, ma ei oleks seda autot. Vau. Rosa ja nükene lillakas ja ta nükene. Ta ilmselt kuuleb natuke heledamaks ikkagi. Oi, see on päris maru vihane ju. Ma ütlen, kui see õlg on valmis, siis mul on kuradi kellelgi molli anna. Siis kuradi siit tuleb niukene lööp veel juurde. Saab räigelt. Värvi täiskõi. Ise oled niuke, kannad mingi PlayStationi särki. Väga siuke good boy. Iga kord, kui me siin käime, siis ta vähemalt 3 päeva järjest vaatab ennast peeglist põhimõtteliselt iga natuks aja taga. Oot, ma teen järgi. Oi, kui see ükskord valmis saab. Ma molli küll. Ma molli. I'm the beast. Võt see on nagu bittersweet hetk, kus sul on nagu nii mõnus ja valus korraga. Sest on palju näästim vaadata kui tätoveerimist. Kõige valusam asja kohe mööda. Ma lootsin tõesti, et ennem Ameerikat ma saan terve selle seti valmis, aga see oli lihtsalt nii mahukas töö. Teades, et Ameerika see UV tase natukene kõrgem ja tätoveeringul ei tohi anda nii palju päikest, siis me jätsime nagu pikema pausi vahele. Ennem Ameerikat ma ei tee mitte midagi ja pärast Ameerikat peaks ma kohe minema. Ja nagu te teate, kui me Ameerikast tagasi tulime, oli kohe laksust, mis lükkaski meil 2 aega, mis meil olid ette pandud edasi tulevikku. Ja kui ma hakkasin aegu jällegi panema, nagu te teate, siis headel tätoveerijatel on alati 2-3 kuud. Kõik bukitud juba ette ära. Ma hakkasime selle aega panema ja ootsime veel 2 kuud. Siis vaikselt saigi see osa mul nagu niimoodi väljast täis. Me jätsime mul küünarnukki niimoodi vabaks veel sellepärast, et mul on psoriaas ja ma tegelesin sellega, et seda psoriaasi sealt ära ravida, et sinna saaks ka tätoveerida. Ja jõudis kätte see hetk, kus hakkasime tegema tegelikult see sissepoole ja seda nii-öelda minu põhimotiivi, mis ma tahtsin, et mida see kannaks. Ümbersünd on paika pandud, ma olen valmis ümber sündima ja nüüd me teeme siis seda põhimotiivi, mis peaks kandma nagu seda minu uut eluetappi edasi, kus ma hoian natukene endale, olen natuke võib-olla saladuslikum vend. Algselt ma tahtsin tõesti, et mul oleks nagu käsivarreluu oleks ilusasti läbipaista, seal ümber oleks nagu roided, mis siis nagu hoiaks seda, et oleks nagu uuddimensioonilisem. Jällegi kõrvalt mulle siis Edmar, kes ütles, et kuule, et võib-olla et see läheb niimoodi sodi kribuks, pika peale see võib nagu niimoodi blendida ühte, et alguses näevad headased välja, aga pärast on nagu keerulisem. Ja loomulikult mina, kes ma ütlesin, et ma usaldan seda tüüpi lõpuni, siis ma ütlesin, et davai, teeme nii, nagu sina arvad, sa tead, et niimoodi jääb ilusam. Ja siis ma arvan, et vaata, siit see kant võiks olla nagu enam-vähem siin nagu see. Ja. Ta tuleb nagu õigesse kohta siia välja. Jah, täpselt. Et saame siin jälgida normaalselt. Mulle meeldib Edmari detailsus, et ta võtabki rohkem aega ja ma ütleb, et teeme selle nii kaugel, kus me saame sellel hetkel, et mul ei ole mitte kuhugile kiire. Ja see hetk oli mul ammu juba kõikidest asjadest üle läinud ja minu nii-öelda schedule, mis ma endale peas olin pannud selleks, et sellega välja tulla, oli nagu mingi, see on niikuinii nii hilja juba. Ma olen seda varjanud juba nii kaua, et ma võin veel rohkem varjata. Tegelikkuses ma ei tohiks endale teha mitte ühtegi tätoveeringut, sest et igasugune haav, mis mul on, võib minna üle siis nii-öelda suureks psoriaasikoldeks, et ma pean olema väga ettevaatlik, kui ma tätoveeringuid teen. Aga ma olen see vend, kellele meeldib minna, nagu kui öeldakse, et ära tee seda, davai, lähme teeme seda. Ma tegelen sellega, et ma saaksin selle küünarnuki korda ja me saaksime kärbes. Et me teeme selle küünarnuki korda ja saaksime sinna peale ilusti teha ka selle tätoveeringu ära, et see oleks täiuslik. Et praegust on valmis? Vist võib öelda. Ma arvan. Kõik on valmis. See on nii palju. Ma olen nii õnnelik.
ma pean natukene veel kandma veel pikki käiseid ja ma lihtsalt ei jõua ära oodata, millal ma saan koju minna selle video ära monteerida ja selle nagu välja saada ja siis on nagu üks etapp elust on jälle läbi või nagu ongi üks etapp on läbi. Ei oskagi kuidagimoodi selle õnnega peale hakata, mul on 2 kuud tagasi olin sellega valmis. Mul ei ole lihtsalt aega olnud istuda maha, rääkida sellest. Nüüd sa oled sunnitud. Ja nüüd ma olen sunnitud, täpselt. Väga hea. Ma olen sunnitud, sellepärast, et Liina tahab storysid teha ja ma olen siin paljalt jooksen ringi ja ma ütlen, et oota, vaata, et saab mul seda peale, et siis ma olin mingi okei, me teeme selle ära, viskame selle ülesse, sa saad rahulikult elada ka oma elu, mitte see ongi tegelikult minu sõpradel olnud ka väga suur koorem, kes teavad seda. Kõigile ma olen mingi, oota, ära pane seda ülesse, kui on mingi tore, lahe hetk olnud, siis ma olen mingi, kuule, palun ära pane seda ülesse või ära jätta seda kuhugile videost sisse, siis on kõik mingi okei. See ei olnud nagu sellepärast, et ma ei tahtnud, kas keegi näeb, sest ma tegelikult mingi hetk käisin juba trennides natukene nagu avalikumalt ja inimesed niikuinii koti, kes ma olen tänasel päeval, aga ma ei tahtnud nagu just suuremale avalikkusele näidata poolikut tööd, mis ei olnud veel valmis. Ma tahtsin, et Edmari kunstiteos, mis ta on nagu kõik siia nagu põhimõtteliselt tema higi, minu veri, mis siin on jooksnud, et see saaks nagu õigel hetkel näidatud tervikuna, mis ta nagu tegelikult on. Mis sa arvad, kas ma nüüd on see õige hetk? Te olete juba näinud kuidas see nagu valmib, ma ikka veel siin kannan seda, nii et siit ta tuleb. Selline ma nüüd siis näen välja. Ma ei pea midagi enam varjama. Mul on nii hea meel, et ma tegelikult ikkagi läksin sellega lõpuni ja sellega täitsin ära ja nägin vaeva, et nagu psoriaasiga saada siit nagu seda puhtaks. Ja nüüd, kui mul tekib seal psoriaas, siis keegi pane enam tähele seda, et mul on seal psoriaas. Nii et sellepärast võib-olla, et mulle need tätoveeringud meeldivad ka, et ma ei pea väikse poisi kombel enam nagu käima pikkade varrukatega nutma. Jah, sest et väikse poisina mul olidki kogu aeg varrukad peal, nüüd ma olen väikse poisina tagasi, kus mul ongi varrukad. Täielik alati peab minema mingiks cheeseballiks ära. Aitäh sellele tüdrukule, kes viimati Liina, kes küsis, et millal me teada saame, mis Martil seal selle käise all on, sest et see oli ka üks viimane nagu piis karikasse, et nagu kaua ma hoian seda kinni ja olen siin selles peidan seda. Veel kord suured tänud Edmarile, kes üldsegi oli valmis võtma nii suure piisi ette ja kuulama minu mõtteid. Kes mõtleb tätoveeringute peale, siis Backbone Studio Tartus on üks mu lemmikuid ja Edmar on minu üks suur lemmik. Võib-olla kunagi tulevikus ma lähen proovin ka mõne teise tüübi all seal teha endale mõne teise piisi. Sponsorminutid Henri Karpov ja loomulikult ka tema pere, kes hostisid meid, võtsid vastu ja loomulikult, kes tahab meile uusi linu saata. Mul on linasid on vaja, sellepärast et ma pliidisin oma linad kõik seda musta tinti plöga täis. Vihma sajab, ma pean ära lõpetama selle. Tule ütlen veel korra, kuidas sulle on see mõjunud see asi? Mul on tegelikult hästi selles mõttes, issand, ma olen ilma meigita, I'm so sorry guys, ma olen pohkusel. See on nagu lahe viis olnud, sest et ma olen sinuga saanud mingil määral rohkem koos aega veeta, me oleme rühkinud seda Tallinn-Tartu maanteed ja mulle meeldib ka see, kuidas see nii-öelda peegeldab sinu eluetappi tegelikult, sest et me ei ole väga palju teinud enam viimasel ajal seda, et me oleks läinud kusagile välja ja olnud mingi okei, nii, nüüd date night, aga teeme seda contenti nimel, vaid me oleme saanud sinuga päriselt siis minna välja date'ile, veeta koos aega ilma, et see oleks nagu selline, nii nüüd see on content, ehk siis see on tegelikult väga õige selline piece ja ma arvan, et see peegeldab täpselt seda õiget etappi, kus sa jõudnud oled. I love you. Ja, beebisid veel ei tule, olge sellega mureta. Davai, tšau!